tulemast kuulama uut Noored ei viitsi vaikida episoodi. Head uut aastat ka teile vahepeal. Oleme ikka siin ja tegutseme uute külalistega ja täna ei ole ka erand, sest et olen kutsunud siia värskelt suunamudjate tuleproovi võitja Steven Raidmets. Juhuu! Ja minu poolt ka kõigile head uut aastat selles mõttes ja tahan ka ära mainida, et see on mu esimene podcast elus. Wow. Nii et ma olen väga elavil tänase päeva üle. No siis ärme pikalt hoia kinni. Steven, millega sa praegu tegeled või kes sa oled üldse? Alustame sellest. See on täpselt selline küsimus, mida ma iga õhtu, kui ma magama lähen, ma küsin ise endalt, et Steven, kes sa oled? Et päeval teen TikTokis sinepi-teemalisi TikTok või siis mingid veidraid challenge'eid. Vahepeal õhtul võib-olla olen kuskil teiste suunamudjatega, teeme mingid ägedaid YouTube'i videoid. Nüüd 2 nädala pärast ma olen see töötu sõber esmaspäeval, kes teeb langevarju hüppe kuskil Hispaanias. Nii et ma ütleks, et ma olen inimene, kes teeb erinevaid meedia sisu. Ja ka loose, sest ma vaatasin detsembris loosisid iga päev välja midagi. Ja ma olin, vaata, kui meil on see loositädi, siis ma ütlesin, ma pean selle tühja augu ära täitma, et oleks ikka loosionu ka. Ja lihtsalt sa pead seda head mainet veel säilitama. Temaga vist ei läinud nii hästi. Ma vist ei ole kursis tema tegemist. Teda süüdistati alaealiste suhtes väärteoga, kui me õigesti mäletan. Unustage ära, ma ei ole nagu loositäti ega loosionu, ma olen Steven. Tegelikult see loosimängudega oli see, et mul oli äkki mingi ligi 7-8 tuhat jälgijat septembris, kui oli siis suunamudjate tuleproov filmitud, mõtlesin, tean, et detsembris hakkab trall pihta, saade läheb välja, võib-olla tuleb rohkem tähelepanu, et kuidas olla iga päev pildis ja samal ajal siis nagu oma nagu numbreid ka kasvatada kuidagi. Ma mõtlesin, et ma teen loosimängu kuu, iga päev üks loosimäng. Ja eesmärk oli siis saada 10 000 followeri aasta lõpuks. Aga juhtus niimoodi, et saade hakkas tööle, esimene loosimäng läks üles, mul oli 10 000 täis juba. Siis sa pidid uue eesmärgi seadma. Ja siis ma mõtlesin, nagu, mis nüüd saab vaata, et nagu 10 tonni on täis, et nagu, miks ma üldse alustan seal loosimängu asjaga. No ja siis panimegi uue eesmärgi ja minust saigi loosionu. Loosionu, kes peab tegema varsti langeväri hüppe meile. Sellepärast, et ma lubasin midagi TikTokis tõesti. Ja seda võime näha siis varsti siin jaanuari lõpus või? Jaa, ma arvan, et ta tuleb 25 jaanuar, ütleme umbes niimoodi. Jah, pange kirja mulle. Et onu ei rikuks lubadusi. Aga Steven, tahtsin ka arutada sinuga seda suunamudja tuleproovi saadet, et vaatasin ise ka kõik episoodid just läbi ja sain teada siis, et saladuskattel mitte enam, et võitsid siis koostööpakkumise Go3-ga. Kuidagi nii läks ju. Mis teed Go3-ga siis? Ma arvan, ma hakka täna siin nii detailselt minema, et mida ma Go3-ga teen, aga ma ütlen nii palju, et minust saab siis Go3 ambassador. Ma olen juba ise olnud Go3 vaataja ja kasutaja juba varasemalt, nii et ma olen reklaamnägu nii-öelda ka siis brändile, keda ma ise kasutan ja ma arvan, me teeme mingeid põnevaid asju varsti, et mul on nüüd palju uksi avatud, et tuleb ise genereerida ja ise teha, et ma arvan, et mingid projektid on olemas. No räägime saatest veel, et sa tulid ju teises episoodis ja kõik olid väga üllatunud, kui järsku mingisugune mees astub majja, et ütleme siin peaaegu 100% naistel, siis kuidas võtta on ju, et naiste nii-öelda pidu rikuti ära seal. No nagu öeldakse ikkagi ju, ma vist kuulsin seal naiste grupilt kogu aeg, et kogu aeg mees rikub midagi ära, et alati, et kui kõigil on hea olla, siis mees rikub midagi ära, et oli ka vist Pliksi uues laulus oli, et kui on pidu nii hea, et miks siis tuleb mees ja rikub kõik ära, et eks ma läksingi minul oli ka üllatus selles mõttes, kui ma sealt väravast sisse tulin, ma vaatasin, ma kaugele küll ei näe, prille peas ei olnud, aga enam-vähem siin aru, et kõik on naised, need oli mingi 5 tükki neid seal äkki, 5-6, ma ei mäleta, et ausalt öeldes natuke hakkas süda peksma selles mõttes, et mõtlesin, et mind süüakse välja siit lihtsalt. Sa praegu mind näed?
ma siis midagi, ma näen sul jah, seal juuksed lehvivad. Palju sul on? See on, nüüd kõik hakkate naerma. Ametlikult mulle pani silmaarst -0,25. Aga kuulake, oodake. Enne kui me siin naerma hakkame, onja. Sorry. Ma ei näe kaugele, ma luban. Ja minu need prillid -0,25, need ei aita mul mitte midagi. Ma panen Kaspari enda sõbra prillid pähe, mis on -1,5 ja nendega ma näen. Nii et mul on vale diagnoos tehtud. Kusjuures disclaimer, järgmises episoodis te ei näe mind enam prillidega sellepärast, et just kolmapäeval ma lähen ka endale silma laseroperatsioonidega. Wow. Minul on -3,25, selles mõttes mina olen täiesti pime. Et mulle... Silepit näed? ei näe, ma näen kollast ja punast. Et selles mõttes meil ei ole selles mõttes väga võrrelda vist. No jah, okei. Okei. Aga jaa, selles mõttes minnes tagasi nende tüdrukute juurde, siis natuke oli hirmus, aga ma Netet olen varem näinud, taga kokku puutunud ühel Maxima shoot'il, et siis oli nii-öelda, mitte nagu päris tugiisik, aga oli keegi olemas, kes seal siis oli tuttav nägu. Kuidas sa teistesse Robinis, Enricosse, teistesse suhtesid näiteks? No esmapilgult kui ma sinna saatesse tulin, ma olin siuke hästi nagu macho mees, ma võidan, mitte keegi ei ole minust parem siin ja et ma olen number 1, et eelnevalt, kui ma sinna saatesse üldse läksin, ma nagu vaatasin ka realiteid ja siis ma vaatasin need, kes seal nagu kõige enesekindlamad ja kõige nagu tugevama sõnaga on, et need on tavast sinna finaali jõudnud ja võib-olla ka võitnud ka, et aga reaalsuses oli see, et see ei olnud mina ise ja ma lihtsalt pidin oma kaitsed alla laskma, aga Robinis alguses ta hoidis minust eemale esimesed 2 päeva, aga ma ütleks sellel päeval, kui äkki vaataja, kuulaja, sina mäletad, meile käisime Kalev Spaas koristamas tube. Peale seda päeva, ma arvan, me kõik saime oma vahel väga hästi läbi ja meil oli kõigil väga tore. Ma mõtlen Robiniga ka, et team upisite ja ikkagi selles mõttes sujus. Meil sujus väga hästi, tema imes ja mina seal vahetasin linu ja tolmu imes. Konkreetselt. Tolmu, jah. Et meil oli väga põnev, jah. Oli sul kahju ka, et sa ei saanud kellegiga niivõrd tuttavaks, kui sa oleks tahtnud saada? Kes langes siis liiga ruttu välja? Kahju on siuke öelda, et ma ei tea, millest ma olen ilma jäänud, ma ei saa nagu kahju tunda, aga ma usun, kuna me oleme ikkagi kõik veel kokku saanud ja me saame ka seegu veel kokku, siis ma usun, et ma õpin kõiki teisi ka veel rohkem tundma. Tuleb suunamudjate kokkutulek. Ja me juba rääkisime, et 50 aasta pärast tuleb ka veel need special episoodid, mida 3 inimest vaatab, et suunamudjate kokkutulek, et või teil vist järgmine episood, mis tuleb alles hiljem välja, räägib nendest behind the scene'idest. Ja see oli veits draamat ka, et ikka kruvin seda asja üles, et ikka peate vaatama. Okei. Kõik istusime seal diivanil ja siis ikka oli seal inimestel midagi oma arvamusi avaldada, et mis olid siuksed võib-olla natukene negatiivsed. No sa ütlesid jah, et sa tulid sinna saates konkreetselt võitma, et sind ei huvita need inimesed, kes laaberdavad, joovad öö läbi ja teevad mingi sigadust, et sul on oma missioon. Aga kuidas sa siis lõpuks selle saate lõpuks tundsid siis, et mida sa õppisid või nagu kas on midagi? Ma jään ikka tegelikult selle arvamuse peale, et me tulime sinna selles mõttes võistlussaatesse, et see on küll reality formaadis, aga eesmärk oli ikkagi nagu omavahel võistelda, luua sisu, rääkida brändidega, et minu jaoks jäigi nagu küsimärgi alla, et seal oli mitmed inimesed, kes tulid sinna lihtsalt jooma. Ma tahtsin tasuta alkoholi, ma tahtsin tasuta sööki, et nagu seda öeldi saates ka, et nagu küsimus ongi, et nagu kas see on õige koht, kuhu tulla, aga ma ütlen nii palju, et ütleme poole pealt saatel käis seal mingi nips, kus Robin ja ka teised otsustasid mitte enam juua ja hakkasid reaalselt pingutama ja võistlema. Nii et ma arvan, et
ja muideks tead, et Robin nüüd ostis endale mikrofoni ja hakkas professionaalseks suunamudjaks, ta ütles, et tal on hukid ja kõik asjad, et ma arvan, et lihtsalt alguses seal võib-olla inimestel oli närv sees ja siis alkohol aitab närve alla tuua, aga mina õppisin seda, et ma jään ikka oma arvamusele, et ma alkoholi ei propageeri. Jah, aga see krõpsuga sai, ma ei tea, minule jäi see nagu meelde, et mis imelik kombo see oli, või see oli nagu ka veel pohmelli ravi raames. Ära ütle teil, sest et mina ei propageeri krõpsusaia ka, olen tänase päevani, tegelikult ma ise promon Sinepit siin, et ma ei tea, kui palju parem on, palju parem on mingisugune krõpsusai. Ja Sandra täitsa tõsimeeli, tänase päevani ta hommikusöögis paneb krõpsusaia, mis on väga huvitav, et ma ei üldse nagu ei pane heiti või midagi, aga ma ei ole kunagi oma elus näinud, et keegi sööks saia krõpsuga. Proovisin ka seda krõpsusaia ja ma ei tea, ma haipi ei näinud. Et oleks mingisugune siis määre või kaste, et mis teeks selle nagu mahlasemaks on ju, aga see tundub siuke kuiv. No ta oli päris kuiv ja nagu ikkagi nagu krõps seal vahel, ma ei tea, sketši veits. Ma ei tea, ma ei söö krõpsu ka vaata, ma olen siuke heiter täiega. Sa pooldad siis tervislikku eluviisi rohkem või? Ei. Sinepit? Sinepit ja ei lihtsalt krõpsuga on see, et nagu mul mingi hetk viskas üle lihtsalt nagu kuidagi, ma ei tea, kõik oli sama ja nagu ma ei tea, üks sama kuradi, vabandust, ma ei tea, kuidas siin tohib rääkida või tohi, aga ütle lihtsalt välja. et üks sama mingi õline maitse on seal küljes, et ma söön kartulivahvlit. Maasa ka? Ma sööd jah, jalapeno kartulivahvlid on jumala head. Vürtsikas siuke. Vürtsikat toitu sööd või? Söön. Ma söön topokki ka. Pole õrna aimugi, mida sa just ütlesid mulle, aga ma ütlen. See on Lõuna-Korea, ütleme siis siukene traditsiooniline siuke pannitoit, kus sul on nagu nuudlid, igast köögivilju, liha, sa võid segada kõik, sa teed selle nagu üheks potiks, supiks siis. Ja see läheb väga hästi alla. Ise võid valida ka. No mul on tänane õhtusöök vist valmistatud siis ju. Võid mõelda. Ma mõtlen, jah. Väga hea pakkumine. Kuule, Steven, räägime natukene sinu sisuloomest nüüd edasi. Ma tean, et sa hakkasid juba palju varakult sellega tegelema, kui sa olid 13-14 YouTube'iga vist. Jah. Aga miks sa quittisid? Sul vahepeal ei tundnud midagi? Ja mul vahepeal ei tundnud midagi. Ma teen siis kiire ülevaate, et 12 umbes läks esimene video YouTube'i. 14 oli esimene koostöö. Ma olen mingi 20 YouTube'i kanalit läbi teinud. Nii Minecrafti videod, tehnoloogia videod, vlogid, challenge'id, prängid, kõik asjad on läbi proovinud. Esimene esmamurre tuli vist 16-aastaselt, kui ma olingi siis juba 4-5 aastat tühja teinud ja läbi siis oma koolikaaslase Rene hakkasin suhtlema Maria Rannaveljaga ja üldse nende grupiga seal Rauno Raiesmaad ja Villingud ja kõik need jõud-tüübid, jõud-tšikid omal ajal. Tegime koos videoid ja asju. Ma arvan, sellist kasvu ma ei ole võib-olla tänase päevani ikka veel näinud, ma arvan. Ma ei oska neid numbreid täpselt ette tuua, aga ma mäletan, et Instagramis oli ligi 20 000 jälgijat. Täna ma olen ikka ära kaotanud. Ma arvan, et väga palju ei ole neid sisuloojad Eestis, kes on mingi üle 10 000 jälgija ära kaotanud ajaga. Aga ma ei tea, siis tuli see 18 aasta kätte, sai hakata ju legaalset alkoholi jooma, pidutsema, reisima, et ma hakkasin nagu oma noorust nii-öelda elama alles 18 aastaselt võib-olla, et ma ju esimest korda alkoholigi jõin tegelikult, ütleme Eesti mõistes vanalt, et äkki ta oli mingi 17 või midagi siukest. Kõik enne seda olid puhas poiss. Tegid videoid, hängisid sõpradega. Põhimõtteliselt jah, ühe korra sai niimoodi suitsu proovitud, et võtsid A4 paberi ja panid sinna muru vahele, keerasid rulli ja siis proovisid seda suitsetada. Ja siis said aru, et see ei ole nagu väga hea asi ja siis rohkem nagu ei teinud ka.
eks mingid koolipättusi sai ikka tehtud, et ega ma ei olnud lähedalegi 5-lisele õpilasele, et klassijuhatajal oli minuga ikka alati mingit tegemist ja värki, aga jah, kui ma sain täisealiseks, siis hakkasid pidutsemised asjad pihta ja nii-öelda see kaugvisioon maailmast kadus ära ja elasin ainult nagu hetkes. Aga nüüd tänaseks päevaks ma mõtlen ainult tuleviku peale ja mõtlengi nagu selle peale, mida ma südamest teha tahan ja see ongi sisuloome. Ja nüüd ma olen siis tegelikult 3 aastat tagasi alustasin sellega uuesti pihta ja võime öelda, et nüüd 2025 aastal ma hakkasin nagu väga aktiivseks uuesti pihta ja nüüd ma tegutsen täiesti iga päev igal pool. Vaatasin su YouTube et sul on nagu teatud videod alles, kuidas sa Prismas veedad 100 tundi ja sellised videod on erinevatest aegadest pandud, aga ülejäänud oled siis ära kustutanud. Ja kahju ongi see, et ma need ära kustutanud, mitte neid privaatse peale pannud. Et muideks just eile õhtul koos elukaaslasega ta oli ikka, et tahaks näha seda Stevenit, kes oli nagu 16-aastane ja siis ma proovisin internetist leida igalt poolt. Ja ma leidsin ainult üksikud videod, et oli üks Victoria Villingu video alles, kus on üle 500,000 vaatamise YouTube'is, mis on ikka väga ulmeline. Ja siis mingid üksikud vlogid, aga minu kanalil ei ole mitte midagi. Ja Maria vlogid on ka aihtunud internetist ära, et need ei ole nagu ka mitte ühtegi videot enam alles. Maria vlogidel oli vist teise kanali all. Jah, tal oli 2 kanalit ja seal teisel kanalil ma siis nagu figureerisin, ma arvan päris mitmes videos. Aga neid nagu tahtsin mälestuse pärast nagu järgi vaadata ja ei ole, mul on lihtsalt kadunud kõik see aeg ja see on nii kahju. Ja ma olen üritanud osta mingid vana telefoni numbreid tagasi, et saada kuhugi YouTube'i kanalitesse sisse, aga ikka ei ole edu, kõik on ära kustutatud. Et sul oleks tehniliselt võimalus olnud päästa neid. No võib-olla jah, ma ei tea. Kui keegi suudab kõik mu videod ära taastada, siis ma olen teile sinepit, et proovige. Aidake mind, palun. Aidake Steven välja. Aidake Steven välja nagu. Aga alkoholi sa siis ei puutunud alaealiselt põhimõtteliselt? No väga minimaalselt, et ma ütlengi, et see 16-17, täpselt ma enam ei mäleta, aga 16-17 oli nagu see, kus hakkasid tulema need mingid majapeod ja mingi klassivenna klassi juures, kui vanemad ära lähevad, et tuleb mingi seltskond kokku. Sai isegi kunagi Uberiga kuhugi Kehrasse sõidetud, et öösel niimoodi hiilid kodust välja ja läbi akna, et need kõik asju on tehtud ja aga mul tuligi see, kui ma kuulen teistelt, nad ütlevad, ma 13-14 aastaselt juba käisin pidutsemas, et mina mängisin Minecrafti sellel ajal. Et mõned elavad oma noorusaja või siis peod ära enne täiselist saamist sina pelasid. Konkreetselt. Jah, mina pelasin päevad läbi, öösel kogu aeg ainult pelasin. Sa olid Carlos Kolgiga ka, said mingi aeg läbi? Jah, Carlosega sain väga hästi tegelikult läbi. Carlos oli mul klassivend, parim sõber ja tegelikult me elasime ka koos mingi periood, et ma ütleks, et me olime mingil perioodil, me olime Carlosega iga päev koos, nagu oligi Steven ja Carlos oligi nagu duo, et me olime täitsa parimad sõbrad. Ja see võis olla päris traagiline, mis eelmine aasta temaga juhtus. Ja, see on siiamaani on traagiline, et ma ei olegi tegelikult sellest kordagi nagu rääkinud, ma ei ole isegi saanud sellest väga nagu rääkida, et ma tunnen, et ma tulin nüüd teraapiasessioonile võib-olla natukene, et see on täpselt see, mida ma peaksin tegema, et sel hetkel, kui ma selle uudise tegelikult sain, olin ma teel Viljandisse oma vanaisa juurde, kes oli hooldekodus ja sain autos selle sõnu, nägin seda tegelikult uudistest, ma sain autos selle uudise. Tolle hetkel ma ei olnud Carlosega juba natuke, tegelikult mingi aasta 2, midagi siukest 3 suhelnud, eks ikka vahepeal kuskil näed, ütled tere, aga me ei olnud juba päris pikalt, meil teed lihtsalt läksid lahku. Temal olid omad pidutsemised asjad, mida ta tegi ja mina olingi selle teekonna peal, kus tahtsin sisuloomesse tagasi tulla ja nii-öelda iseendaga tegeleda ja tegelikult ma üldse, mul oli nagu 0 sõpra tollel ajal, ainult iseendaga tegelesin. Ja kui ma selle sõnumi sain, ma ei tea, siiamaani lihtsalt tundus nagu üks
kõige ebareaalsemaid asju, mida ma olen kunagi oma elus kogenud, et nii noor, minust noorem kutt. Üldse kahju, et ta üldse sattus sellise tee peale, et ta pidi sinna asutusse minema oma tegude eest ja et tema elutee lõppes tegelikult no ikka väga tragöödiliselt, et noor kutt, keda lihtsalt mõrvati ära. Sõna otses mõttes. Lihtsalt mõrvati. Ja nüüd see inimene vist sai nüüd lõpuks karistada ka ja oma vist 15 aastat äkki istubki. Ta sai oma karistuse kätte mis aasta, et ma olen vastuse praegu võlgu. Kuhugi ta sinna oli jah, 10-15 oli minu meelest, midagi sinna oli. Et ma olen ise üritanud tegelikult neid uudiseid mitte väga palju lugeda, sest et ma ei tea, see on nagu loomulik okei, vanaema läheb, vanaisa läheb, see on nagu sa oled valmis selleks nii-öelda, et nagu vanemad inimesed, neil nagu ajaga jäävadki vanaks ja nende elud lõppeb, aga et sa saad sõnumi, et noor kutt, kellega sa tegelikult nagu kasvasid ka nii-öelda ülesse, lihtsalt tal võeti elu ära. Et ma olen kindel selles, et temast oleks saanud väga-väga suur ja mõjukas inimene üks päev, kui ta oleks oma asjad korda saanud. Milline teie kirjavahetus oli viimane? Oli pigem positiivne siis, et ei kripelda midagi endal südamel? Tead, meie viimane suhtlus ei olnud nagu tegelikult nii positiivne, et aga midagi negatiivset ka ei olnud. Lihtsalt oligi, ütleme niimoodi, et erinevad eluvaadet lahkuminek, kus siis võib-olla tal oli ümber inimesi tegelikult, kes üritas teda aidata erinevates eluetappides, aga kahjuks lihtsalt asjad, millega ta tegeles, on vahepeal selline, et sealt on väga raske nagu välja tulla ja kui keegi kõrvalt võib-olla üritab sind sealt kuskilt välja tuua, siis sa võid ise vaadata seda kui nagu, et negatiivsena kuidagi. Aga jah, ma ütlen niimoodi, et ma sain talle viimased sõnad öeldud tema matustel ja ma olen sellega rahu teinud. Et see oli ka päris tegelikult šokeeriv seal, et ma ei oodanud, et tuli avatud kirst. See oli ka siuke esimene. Ma ei ole väga palju matustega kokku puutunud, nii et ütlen, terve see Karluse teema minu jaoks pigem olnud raske ja siiamaani tegelen sellega. Päris sünge ikkagi. Ja. Kuulda seda niimoodi otse sinu käest ka, et vist ei olegi sellist tagasisidet väga kellegi käest kuulnud siiamaani. Ja ma räägin, meil on siin väike teraapiasessioon. Aga proovime natukene haipida ka ikkagi. Haipida. Selles mõttes, et ma tean, et sa suhtled väga palju Kaspariga, ta on sinu üks justkui parimatest sõpradest. 100%. Te pidite midagi uut ka tegema, mis ei ole vist avalik veel. Kus see tuli? Ma ei mäleta. Kus ma lubasin seda? See oli kuskil postituses oli minu arust. Super, ma olen nii tark ikka vahepeal. Ma pean mõtlema edaspidi, mida ma ütlen, aga tegelikult ma võin selle üles haipida. Tead, ma haibin üles, et see osa tuleb 2 nädala pärast üles, nii et ise valid. Ma haibin ikkagi niisama selle asja üles, sellepärast, et ma tunnen, et kui sa paneb midagi avalikkusele, siis sul on juba kohustus see asi ära teha ka. Nagu oli see minu 20 000 jälge teema, et kui ma poleks seda eesmärgi pannud, et 20 000 täis saada, ma poleks elu sees seda saanud uueks aastaks täis ka. Nii et mina ja Kaspar Vang alustame oma ühise projektiga, meil tuleb YouTube'i kanal ja me hakkame avastama erinevaid maailma kultuure, erinevaid toite, erinevaid riike ja ka nii-öelda avastame üksteise kultuuri, et kuna Kaspar on Aasias, siis tal on väga palju selliseid erinevusi, võib-olla meie siin Põhjamaa Eestiga, et üks suurim on see, et ta vihkab hapukoort. Päriselt? Jah, et ütleb, see on kõige rõvedam asi üldse, mis on leiutatud. Ta on täitsa hapukoore vastane. Kuidas sul hapukoorega suhe on? Ma armastan hapukoort, ma ei ütleks kunagi ei. No jah, apelmeenid hapukoorega. Absoluutselt bänger. No täpselt, seda ma räägin, et terve Eesti armastab ja tema vihkab. Nii et ma arvan, et see duo, et sul on
põhjaeurooplane ja sul on keegi Aasiast, et me saame nii palju avastada uut kultuuri ja tuua välja seda uut kultuuri ja nagu me näeme, siis YouTube'i duod nagu on Chris Boyce ja Artyom ja on see Robin ja Sevakin, et inimestele duod meeldivad. Ja ma arvan, et see tuleb ülilahe projekt, me panustame sinna ise väga palju alla ja ma arvan, et see on midagi, mis Eesti rahvale meeldib ja saavad toidu kõrvale vaadata. Kaspar on ka absoluutne lemmik kindlasti, nii et väga kiiduväärt ootan, jään huviga ootama. Aga Sisumajaga on ka midagi koostöös sinuga tulemas selles mõttes, et seal nad teevad oma asja, neil on jagatud oma kategooria videodega, kas sa teed ka mingisugust koostöövideoid nendega? Ma olen nüüd, Sisumajal on vist nüüd 3 videot avalikult YouTube'is väljas. Nendest 3 videos olen mina 2 videos. Ühes videos ma asendasin Astonit, tegime niisuguse jõululaheda video ja teine oli siis Sisuloojate mälumänguõhtu. Ma kommenteerisin, keegi küsis ka, et kuule Steven, kas sa oled Sisumaja liige, siis ma kommenteerisin siin alla, et ma olen nagu see sportlane, kes on see varumängija platsil, et korra aastas saab platsi peale ja siis asendab kedagi, et kas meil mingisuguseid videoid koos tuleb, no kui keegi haigeks jääb, siis ma satun sinna kanalile, aga ma ikka peaaegu iganädalaselt suhtlen nendega, ma veetsin aastavahetust nendega, et meil on mingid projekte koos tulemas kindlasti ja see tuleb 2 nädala pärast välja või? See tuleb 2 nädala pärast välja, nii et... Okei, ja siis kui see juba väljas on, siis arvatavasti ma olen juba Chris Boyce'i üllatanud WAF-kooriga. Et mul on siuke asi mõeldud, et ta teeb striimi ja siis me lendame suure kooriga sisse ja hakkame mingid pulli asju tegema. Ta veel ei tea seda. Ärge öelge, palun. Sa käisid jääaugus ka, ei või? Ma mitu korda jääaugus käin. Et tegelikult see story ongi see, et kuidas Steveni comeback nii-öelda sotsiaalmeediasse tuli, on ainult tänu sellele, et ma sattusin Gossipi videosse, kus nad tegid jääaugu seda seeriat, et nad võtsid siis mingid Eesti sisuloojad, kellega jääaugus käia ja minu sõber Rauno Raiesmaa, teda kutsuti sinna, ta ei tahtnud alguses minna. Ja siis ma kuulsin, et ta nagu rääkis sellest ja ma olin kohe silmad suured, kuule mis mõttes Gossipi videosse ei saa taha minna, need on uued vennad, need on nagu uus jõud-tüübid, nagu kui sina olid nagu kunagi seal ajasid asju, siis nemad on need uus generatsioon, kes teevad väga ägedat sisu. No nad on tegijad. Nad on nii kvaliteetne ja nii nagu hea stuff tuleb neilt. Ja ma ütlesin, et sa pead minema ja sa pead mind kaasa võtma. No ja siis ta kirjutas, Gossipitele sobis, ma just rääkisime aastavahetusel ka sellest, nad ütlesid nagu, et väga veider oli see, et me üldse jaa ütlesime, sest et nagu kuidagi nagu ei tundunud õige või nagu ei saanud nagu aru, et nagu miks ja et nagu et see on nagu Rauno video, aga nagu te olete 2 ja te ei ole kunagi nagu duo olnud, et nagu veider värk. Ja siis tollel hommikul, kui ma pidin sinna jääauku minema, ma kirjutasin Raunole, et kuule, et ma olen haige, ma ei saa tulla, tegelikult ei viitsin minna. Ma just mõtlesin, nagu ma ei viitsi minna. Ma elukaaslane kõrvalt toast karjub, et nagu mis mõttes sa ei lähe, vaata, et ise tahad siin sisulooja olla, tahad tagasi tulla, tahad nagu luua contenti ja nüüd sul on siuke võimalus nendega minna sinna ja sa ütled, et saad haige või. No ega mul ei olnud kas midagi muud teha, kui ma panin asjad kokku, läksin sinna jääauku ja tegin ka nende rekordi. 13 minutit olin seal jääaugus ja peale seda ma pole suutnud 1 minutit ka olla jääaugus enam. Ma olen proovinud mitu korda. Aga lihtsalt kui kaamerat ei käi ja kui ei ole nagu seda haipi kõrval, siis see on ikka päris külm nagu tegelikult, et ei taha nagu rohkem tagasi minna. Ikka päris vasendav. Selles mõttes. Jah, ma nüüd käisin Sisumajaga, tegime ka videot, ma pidin sealt minema jääauku ja no ma ei tea, me olime seal võib-olla minut aega ja siis jooksime minema, sest et no jõle külmaks on see vesi läinud vahepeal ikka. Selles mõttes saunas karastamine ja siis vett hüppama tundub palju parem mõte, kui lihtsalt hüpata. No jah, see tundub hea mõte, aga sa ei suuda kaua olla seal. Kui sa lähed otse külmast nagu vette ja siis lähed sauna, siis sa nagu suudad kauem olla. No vastupidi võivad südamerikked vist. No Kaspar üldse ütles mulle, et Hiina meditsiinis külmvesi on üldse ohtlik, et see ei tohigi jääauku minna. No siin on jälle kultuurid. Erinevus. Wow. Aga su tüdruksõber selles mõttes, ta hoiab sul ikka nagu tegusalt kinni, et sa
oleksid järjepidev ja teeksid asju, sest et minu arust selles ühes varasemas intervjuus tuli ka välja, et sa oleksid peaaegu vaata välismaale läinud. Jah, oligi ja tegelikult mul oli ostetud New Yorki ühe otsa pilet, sain hästi odavalt, oli mingi 200 € äkki. Ja 2 nädalat oli jäänud, et sinna lennule minna. Mul oligi plaan, et ma võtan kaamera, ma lähen New Yorki, see oli terve mu unistus on kogu aeg olnud, et ma jõuan sinna New Yorki kunagi ja mõtlesin, ma hakkan seal mingi ilma rahata seereid tegema, et ehitan ennast mingi Ameerikas üles ja hakkan siukseks rahvusvaheliseks sisulojaks, et anna olla. Aga siis tuli minu ellu see sama neiu ja kuidagi ma nagu ei jõudnud sinna lennu peale, et raha läks, aga asja sai. Raha läks. Ma ütleks niimoodi, et see oli mu elu parim investeering, oligi see New Yorgi pilet osta, sest et seal oligi see muutus, et tutvusin oma praeguse elukaaslasega, tähendab, mis praeguse? Tutvusin oma elukaaslasega. Räägi lähemalt, jah. Ja tutvusin oma elukaaslasega tänu sellele ja ei läinud sinna ja sellest päevast saadik me oleme üksteist motiveerinud tegema ägedaid asju ja ka ütleme niimoodi, et ma olen elus jõudnud täpselt nii kaugele, kus ma hetkel olen ainult tänu sellele, et mul on nii toetav inimene kõrval, kes on mõistliku suhtumisega, kes võtab mul peas kinni, kui ma midagi võib-olla lolli teen ja toob mind 2 jalaga maa peale, et ma olen väga-väga tänulik temale. Sa tegid, kui sa alustasid ka YouTube'i ja kõige sellega, siis su audients oli ka siukene 13-15, tehismeelised klassikaline vanus ja praegu tegelikult ma vaatan, et on ka enam-vähem sama, et kas see ongi siis, kas sellele on nagu lihtsam suunata ja on palju rohkem, kellele mida anda nagu loosimiste käigus ja... See on väga hea küsimus selles mõttes, et ega see ei ole päris siuke arvutimäng, et alustab päeva ja siis ma valin, et davai, et need on minu fännid, need 13-aastased, on ju. Et eks naturaalselt ikkagi, mis on igas valdkonnas on niimoodi, et need kõige suuremad nii-öelda, kes ongi fännid, kes tulevad tänavalt pilti küsima, üldiselt ongi need alati noored, kes on julged, on ju. Et ma ise üritan tegelikult, ma ei tea, kas ma saan öelda üritan, aga ma proovin oma sisu hoida niimoodi, et seda saaks vaadata ka natukene vanem inimene. Mitte ainult 14-aastane. Ei ropenda, ei tolereeri mingi ja, kuna ma ise ka vaata, ma ei ole väga siuke ropusuuga inimene, et siis mul ei ole see, et ma videote jaoks ei joo alkoholi, ei ropenda niimoodi, vaid see on ise, ma olen see inimene, kes on proovinud kõige sellest lahti saada, et juba siin 2,5 aastat ei ole nikotiini tarvitanud, alkoholi joonud ja ma jälgin ka, mida ma räägin, et kasvan suureks nii-öelda. Et aga mis ma olen tähele pannud on see, et kui ma teen Kaspariga videoid, siis ma saan tegelikult just väga-väga palju tagasisidet 40+ inimestelt ja just emadelt ja kirjutavad mulle, et te olete nagu mu pojad, et teil on nii äge energia ja värki, et mulle väga meeldib näha seda, et ma tegelikult näen hästi palju neid noori, aga nüüd tänu ka selle Go3 saatega mul on tulnud juurde ja ka Kaspariga videot, mul on tulnud juurde siuke 40-50+ inimesi, kellele meeldibki vaadata minu ja Kaspari videoid, et kuidagi me jääme neile silma ja neil on võib-olla naljakas vaadata. Kas need emad vaatasid ka siis Suunamudjate tuleproovi ja said sealt nagu tuttavaks sinuga? See on ka üks koht, kust nad on mind leidnud, et see on ju fakt, et see on jõudnud väga paljude inimesteni. Et juba Andrei Sivakin ju tegi neid React videoid vist 2 osa teinud, et tema audients on vanem ja on ka väga laialdasem. Nii et vaatajaid on tulnud nii Andrei Sivakini kanalilt kui ka Go3-st kui ka sotsiaalmeediast üldiselt, et ma ei saagi praegu täpselt nagu panna näppu ühele vanusegrupile, et mul on kõik on 13 või 14-aastased, vaid tegelikult nüüd tänaseks päevaks ma esimest korda enda elus näen, kus see käib nii seinast seina. Et meil oli just Sisumäega ükspäev filmimine ja minu juurde tuli Prismas surus kätt, ütles, et vaatan saadet, sa oled sealt kõige ägedam ja mulle meeldivad su videod. Ma ütleks visuaalselt oli 30+ mees, et see on tõesti väga seinast seina. No ehk siis su sihtrühm laieneb. Laieneb, jah. Ja tänu sellele seriaalile siis ka. Kindlasti, jah. Wow. No mis su eesmärk on selle TikToki ja Insta sisuga praegu põhiliselt?
Tead, minu eesmärk on lihtsalt teha ägedat sisu, lahutada inimeste meelt ja kõige rohkem ma tahaksin oma saadet saada. Nii et kui teil mingid saateprodutsendid asjad vaatavad, siis palun kirjutage mulle, mul on projektid valmis kirjutatud, lihtsalt andke raha ja hakkame filmima. Et eesmärk on ikkagi saame suureks meelelahutajaks siin Eesti maastikul ja teha midagi uut ja ägedat. Et ma arvan, et meie generatsioon praegu ongi siuke, et me toome seda nii-öelda uut vibe'i Eesti meediasse, et kui me vaatamingi gossipit, et nagu ma võin nendest rääkida tund aega, et nad on nii ägedad inimesed ja siuke esimene content house tehtud Ameerika stiilis siin nii-öelda Eestis, et see on nii äge tegelikult, kuhu noored pürgivad. Ma mõtlengi seda jah, et 10 aastat tagasi, enam-vähem umbkaudselt, kui olid Maria Rannaväli, Martti Alli, Kensu, et siis ei olnud vaata selliseid saavutusi, inimesed tegid lihtsalt, kui läheb videoid, aga nüüd on see asi nagu palju kõrgema levelile ikkagi läinud ja on tulnud juurde ka sisuloojaid. Ja tegelikult ma arvan, et saavutused olid erinevad, et igas ajaetapis tegelikult ma näen, et YouTube on teinud väga suuri nagu eesmärke täitnud siin, et kui olid need Maria Rannaväli ajad, ma ütlen Maria Rannaväli ajad, aga tegelikult ta siiamaani on ju üks top sisuloojatest, ütleme siis jõud-tšikkide, jõud-tüüpide ajad, et neil oli ju siuke show, oli Eesti YouTuberite live show 2017 aastal, vaba lava välja müüdud, rahvast oli laeni, et väga kõva, siis Kaspar Kolk tegi ju orkestriga, tegi Pärnu kontserdimajas, tegi enda mingi esitluse, väga lahe oli, et nüüd on meil see content house ja asjad liiguvad edasi, et ma olen mega elevil, mida meil nüüd tänapäeva noored hakkavad sotsiaalmeedias tegema. Gossip ütles, ütleme täpsemalt Mihkel ütles siis mulle saates, kui ta siin käis, et nad ei näe pointi välismaale reachimiseks, laienemiseks, sest et nad näevad, et Eestis on kodusem ja et sellega on ka nii palju võimalik saavutada, kas sama kehtib ka sulle? 100%. Mis ma seal nagu välismaal ikka puudutan, et kui me kõik läheme välismaale pürgima, siis mis meil enda Eestis saab? See on siuke vana mindset, nagu 90ndate mindset, et Mihkel Raud mõtles, et ta saavutab nüüd kuulsus Ameerikas muusika läbimüümisega ja kuidas läks. No täpselt ja minu meelest siin Eestis me oleme nii vähe veel tegelikult saavutanud sotsiaalmeedia maailmas, et kui me vaatame, mis toimub nagu kuskil USAs, siis meil on veel palju õppida ja meil on väga palju teha, et kui me vaatame Mr. Beasti, et tema ju alustas ligi, ma ei tea, umbes 15 aastat tagasi endaga magamistoas ja nüüd ta teeb suuri Amazon Prime Video mingid shows ja asju, et ma tahan ka näha seda, kus Eesti nii-öelda YouTuberid ja sisuloojad võibolla hakkavad tegema mingid, ma ei tea, Go3 sarju või mis iganes, Sydney on saatejuht, aga see ei ole päris see, et see mingi Sydney produktsioon või midagi, vaid ma tahakski näha Gossipi produktsiooni kuskil Go3 saates, et nad teevadki otsast lõpuni, neil on budgetit, neil on mõtted ja nad teevad selle ära ja ma arvan, et kui mul tuli kananahk praegu peale, kui me selle ära saavutame, siis äkki lõpuks võetakse Eesti YouTuberit tõsiselt ka üks hetk. No aga äkki peaks rahastus küsima hoopis siis Riigikogust või kuskilt laiemalt, et nagu toetage noorte inimeste kultuuri ja arendame seda valdkonda siis pigem. No noori peaks minu meelest alati toetama, et noored on ju see, kes aitavad ka rajada kõike meie nii meediamaailma, spordimaailma, kõiki asju, et noored on ju Eesti tulevik ikkagi. Absoluutselt. Kuule, Steven, aitäh tulemast sulle saatesse. Aitäh teile. Väga vinge. Jah, sööge sinepit. See oli Noored ei viitsi vaikida järjekordne episood. Kuulake meid ikka Õhtulehest, Spotify'st kui ka YouTube'ist. Aitäh teile, mina olin saatejuht Joonas Martin Abram. Tšau. Tšau.